Töötukassa podcasti algus tehtud. Mina olen Töötukassa tööandjate konsultant Lemme Kätter ja tänane saade valmib koostöös Karjääristuudioga. Mul on hästi hea meel tervitada meie kahte ägedat innovaatilist saatekülalist ja täna on meie teemaks vaheaasta õpingutes. Ehk siis ta ei ole klassikalise vaheaasta formaadis, kus inimene võtab tööst või õppimisest pausi ja läheb teeb midagi muud, aga ta on selline mõnus miks vaheaastast. Ja tänaseks külaliseks olen kutsunud siia arhitektiks õppiva ja ennast täiendava Kaarel Kuuse, tere! Tere! Ja Elisabeth Kuparti, kes õpib keskkoolis. Tere! No hullud palju teemasid on arutada ja ma usun, et läheb põnevaks, aga teeme võib-olla tutvumisringi, et Elisabeth näiteks. Tere, mina olen Elisabeth. Ma olen Vanalinna hariduskolleegiumi 11. reaalmeditsiini klassiõpilane. Ja hetkel minu hobideks näiteks on koorilaul, poksimine ja üleüldiselt muusika. No tahaks kohe küsida, et mis imeloom see reaalmeditsiin on? See alguses tekkis niimoodi, et Vanalinna hariduskolleegiumi reaalklass läks 2, inseneeriaklassiks ja meditsiiniklassiks ja nüüd minu lend on esimene, kus meil on eraldi inseneeriaklass ja eraldi meditsiiniklass. Tahtmatult, ma arvan, mul tekkis võib-olla Kaarlil ka, et tekkis kohe küsimus, et kas sa tahad minna tulevikus sinna reaalsuunale oma erialal, kas sa juba tead, või siis meditsiini suunale? See on raske küsimus. Mul on tunne, et reaalalad on minu alad, nagu matemaatika, keemia, mulle meeldivad sellised asjad, aga ma arvan, et meditsiiniklassi ma läksingi sellepärast, et teada saada, kas ma tahan saada arstiks. Sest meditsiiniklass on väga laia vaate erinevatest meditsiinivaldkondadest. Aitäh! Kaarel, milline on sinu alg- ja põhikeskharidustee? Kui ma olin väikene poisikene, siis ma käisin Õismäel. Tallinna Õismäe gümnaasium. Midagi. Seda ei eksisteeri enam sellise nime all. Nüüd ta on ühisgümnaasium. Ja pärast seda ma läksin samamoodi Vanalinna hariduskolleegiumisse ja seal olid meil ka sellel ajal igasugused harud, sellist vägevad haru nagu meditsiiniharu siis veel ei olnud, aga mina käisin humanitaarklassis ja õppisin muusikat hoopis, klassikalist kitarri ja siis pärast seda läksin ülikooli Eesti Kunstiakadeemiasse hoopis sisearhitektuuri õppima. Kas see muusika, kui Peeti rääkis siin ka hobidest, muusika on jäänud su ellu või oli see ainult siuke kooli thing? See on vist selline asi, mis jääb nagu alati kummitama, et see on siuke väga oluline asi minu elus ja see ei lähe küll vist kusagile. Et üks hetk ma pidin lihtsalt otsustama, et kas ma tahan sellega nagu professionaalselt tegeleda, mis need võimalused Eestis on, või ei taha, või lähen midagi muud õppima kõrvale. Sest et ma teadsin, et muusika on nagu nii oluline minu elus, aga et kas see ka siis nagu karjääri osas on midagi, mille peale siis panna nii-öelda kõik kastanid mängu. Ja otsustan, et ei lähe. Aga miks sa ei pannud kõiki kastanid mängu? Võib-olla mõni vaataja mõtleb praegu, et tahaks muusikuks saada. Miks sa Kaarele läinud? See on selline huvitav küsimus, et ma arvan, et ma olin vist näinud piisavalt selliseid eeskujusid, mis mulle ei meeldinud. Või selline tulevik, mis mulle tundus, et muusika on selline emotsionaalne asi, et kui sa ei saa teha täpselt seda, mis sa ise tahad, siis võib nagu väga ära nülgida su emotsionaalselt. Aga
noh, see on selline küsimus, mis päevast päeva ikka pähe turgatab, nii et seda ei saa kunagi nagu 100% välistada, aga kui ma hakkasin mõtlema, mida ma nüüd õppima tahan veel edasi minna, et siis ma otsustasin, et jah, et sisearhitektuur. Ja tegelikult oli mul nagu mööbli osas eriti nagu huvi ja siis selle kaudu see läks sisearhitektuuri ja siis tänaseks päevaks on arhitektuuris. Nii et see on selline kalibreerimine käib. Ja Peeti, ma saan aru, et muusika ja laul sinu elus on ka selline hästi oluline teema. On küll, jah. Ma mäletan, et juba lasteaias ma laulsin erinevates ringides ja siis esimesest klassist alates olen ma olnud VHK muusikakooli koorides ja seda siiamaani. Et ma olen ka õppinud 7 aastat klaverit ja umbes 2 aastat kitarri, kui ma mälu mind ei peta. Aga, ja nüüd on väike paus vahele tulnud, aga ma kavatsen see aasta uuesti alustada klaveri mängimisega, sest see teekond läks mul natukene kurvalt selles suhtes, et mul oli hästi mitu õpetajat ja siis selle tõttu ei saanud sellist stabiilsust, aga viimasel aastal ma sain aru, et tegelikult mulle meeldib see. Nii et jah, nüüd ma kavatsen hakata uuesti õppima. Hea mentor võibki ilmselt palju ära teha ja see õige inimene ka, kellel on selline nagu õige tunnetus ja nagu klapp selle õpilasõpetaja vahel ka, et ilmselt teeb hästi palju ära ja võib ka ära rikkuda selle kogemuse. Aga kui nüüd rääkida vaheaastast või sellisest aastast nagu mujal, et nagu kastist välja, siis Elisabeth, kuidas sinul see juhtus, et sa läksid vahetusõpilaseks maailma teise otsa? Minul algas niimoodi, et mind hakkas huvitama Korea kultuur. Ja alguses hakkas huvitama see popkultuur. See oli juba mitu aastat tagasi siis, kui see ei olnud nii populaarne, kui see praegu on. Aga ja siis hiljem hakkas mind huvitama see nii-öelda traditsiooniline kultuur, et korea keel, milliseid traditsioone seal peetakse, millised uskumused seal on, sellised asjad. Ja siis ma otsustasin minna Koreasse vahetusõpilaseks. Aga elu juhtus nii, et tuli COVID-pandeemia, Korea pani oma uksed kõik kinni ja siis mul oligi valik, et kas ma jätan selle vahetusaasta üldse ära või siis lähen kuhugi mujale. Ja selleks minu valikuks sai siis, et okei, lähme siis Ameerikasse. Nii et sa ei jõutud sinna välja ja jäänud luku taha, vaid sa ei läinudki kunagi sinna Koreasse? Hetkel ma ei ole veel sinna jõudnud, jah, aga ma kavatsen minna Koreasse ülikooli õppima. Kas see tähendab, et sa õpid siis ka natuke korea keelt juba? Jah, ma just lõpetasin King Sejongi instituudis Tallinnas korea keele B2 kursuse ja nüüd veebruarist hakkavad mul kursused, et minna tegema seda ametlikku keeletesti, mis aitab mul Koreasse ülikoolidesse ja töökohtadesse sisse saada. Ma kohe nagu mõtlen, et naisterahvas ja võib-olla sa minu teada, mõned inimesed abielud hästi noorelt, et minu teada sa veel ei ole abielus, et kas nagu hirmu ei tekita see, et võtan seljakotti ja lähen kuskile täiesti teise nagu riiki, kultuuri, eks sind inimesena, naisena tajutakse seal ka täiesti erinevat, et ärevust ei tekita? Minu arvates see on just põnev, sellepärast, et inimesed on niikuinii erinevad, meil on niikuinii erinevad kogemused ja see, ma arvan, et see, et ma olen naine ja üksik, see annab mulle lihtsalt teistsuguse kogemuse kui mõnele teisele inimesele. Aga jah, minu arust see on just hästi põnev minna kuhugi kohta, elada seal, nagu tavalised inimesed elavad, et see on hoopis midagi muud. Kui ma sain teada, et ma lähen Ohiosse, siis mul tuttavad ütlesid, mis Ohio, et sa lähed mingi täiesti, ma ei tea, seal on ainult mingi põllud ja mitte midagi ei ole teha. Aga siis ma ütlesin neile niimoodi vastu, et okei, kui ma oleksin tahtnud minna nagu New Yorki kuhugi hotelli, siis ma oleksin läinud reisile.
ma arvan, et see väärtus, kui sa lähed kuhugi kohta ja elad seal nagu nii-öelda keskmine inimene elaks, see on hoopis teine. No kuidas sa USA-ni nagu jõudsid, maailmakaardil on nagu teisi riike ka, on ju, et okei, Covid, aga mis siis edasi sai, et nagu plokk tuli selle Korea osas ja kuidas need sündmused siis edasi sealt hargnesid? No selles suhtes mina arvan, et noored üldiselt on väga mõjutatud Ameerika kultuurist, eriti need, kes on nii-öelda nutilapsed, kaasa arvatud mina, et see Ameerika kultuur on ka alati kuidagi nii-öelda kukla taga niimoodi olnud ja vaadanud ja mõjutanud mu elu. Et ja teine asi oli see, et ma ei tahtnud keelebarjääri. Sellepärast, et kui sa lähed vahetusõpilasena kuhugi, kus sa keelt ei tunne, siis sul tavaliselt läheb umbes pool aastat aega, et hakata aru saama ja siis teine pool aastat, et hakata rääkima. Ja ma tahtsin inimestega rohkem võimalusi suhelda. Ja kuidas siis seal Ameerikas läks? Väga hästi läks. Võib-olla mingid lemmikdetailid või muljed või kogemused? Muuhos tema. Ma olin alati tahtnud omale sellist nagu mentorit või õpetajat, kes oleks niimoodi eluterve inimene, kes oleks kuidagi rõõmsameelne, kellelt ma saaks õppida. Ja muidugi elus kohtadki erinevaid inimesi, aga ma ei olnud kunagi sellist inimest kohanud. Ta oli hästi lapselik, ta oli selles suhtes just heas mõttes, et ja kuna mina olen alati tundnud, et ma peaks olema vanem, kui ma tegelikult olen, siis ta kuidagi tõi minus ka välja sellise nagu lapseliku poole, mille ma olin enda sisse nagu ära peitnud. Et see oli vaieldamatult parim osa mu vahetusaasta jooksul. Mul on siin küsimuste paberi peal üks selline hästi tark küsimus, et kuidas sinu lähedased ja perekond sellesse otsusesse suhtusid, et sa otsustasid minna Ameerikasse, tšau, vanemad, ma nüüd lähen ära? Tegelikult, kuna 2 aasta jooksul nad arvasid, et ma lähen Koreasse hoopis. Aga põhimõtteliselt, kuidas see juhtus, ma olin suveloagris, mis ma siis võisin olla, 15-16 äkki vist. Ja siis ma helistasin oma vanematele, ütlesin, et kuulge, mul tuli nagu mõte, et ma tahan minna vahetusaastale. Ja telefoni teel, ma arvan, nad ei võtnud mind väga selles suhtes tõsiselt, nad olid nagu okei, mine. Ja siis ma ütlesin, et okei, ma saadan selle nii-öelda taotluse ära. Ja siis ka selle peale nad ei öelnud nagu väga midagi. Aga siis, kui ühel hetkel me kohtusime nagu selle inimesega, kes seda organiseerib, siis mu vanemad olid nagu, oota, kas sa päriselt mõtled seda teha? Aga jah, ega neil ei olnud lihtne selles suhtes, ma usun, aga see oli seda väärt. Mis on võib-olla nagu kõige raskem, et olid seal Ameerikas, et positiivsed asja sa rääkisid, aga et võib-olla see väljakutse või see arengukoht nagu sinu jaoks, et? Minu jaoks oli suhtlemine, kuna ma arvasin alati, et ma olen ekstravertsem inimene, aga tuleb välja, et ma olen päris introverte. Et ma tavaliselt ei alusta ise või siis kui ma alustan, siis ma nagu ei ürita neid kuidagi jätkata. Ja siis Ameerikas see oligi kõige raskem, et lõpuks kui see läbi sai, siis ma mõtlen, et ma oleks pidanud rohkem rääkima inimestega. Ma oleks pidanud koolis rohkem suhtlema. Et just algatama ja natuke avatud olema, kui ma õigesti saan aru. Ja üks põhjus oli ka see, et kuna Ameerika koolis hinded tulid väga lihtsalt, aga midagi sa pidid ikka tegema selleks, et saada kõiki perfektselt, siis mul kuidagi selline nagu ma ei tea, ma tahtsin lihtsalt kõik hinded saada maksimumpunktid. Ja tänu sellele ma ohverdasin need potentsiaalsed sõprussuhted
ja nüüd ma mõtlen, et okei, miks ma ei tulnud sealt oma nii-öelda klassinurgast välja ja ei rääkinud inimestega. Et jah. Kaarel, sina tegid, aitäh Elisabeth, sina tegid ka mingi hullu tempo, et läksid ära soojale maale, teisele poole, kui Peti läks ja peale ülikooli õpingut, et sul on siis hetkel juba arhitekti paber käes, ma saan aru? Ei ole. Ei ole? Ei ole. See oli üsna üllatuslik, sellepärast, et ma olin Eestis lõpetanud juba sisearhitektuuri magistri ja otsapidi juba siis sellises vabakutselise töös, aga ta ei läinud ka eriti kuidagi ladusalt, sellepärast, et aeg oli lihtsalt selline siin paar aastat tagasi. Ja siis teised sõbrad sellest valdkonnast, sisearhitektuurist, minu kolleegid Kuidas Worksist, kes tunnevad huvi savi vastu kui ehitusmaterjali vastu. Ja nemad pakkusid mulle sükest varianti, et vaata, et süke huvitav kursus on, mis kestab 1,5 aastat. See on 6 kuud on Austrias ja 3 kuud on Tais ja vaata, et kui põnev, et õpetatakse traditsioonilisi selliseid ehitustehnikaid ja meetodeid. Ja see oli kuskil veebruari alguses äkki, kui ma selle välja mulle tõid ja selleks hetkeks oli vist kursus ise juba edasi lükatud COVID-i pärast, aga nüüd nad vist alustasid paari kuu pärast, nii et ma mõtlesin selle peale umbes kuu ja siis mul oli kui ma olin otsustanud, et okei, ma proovin sinna saada, siis mul oli ülivähe aega, et kõik asjad korraldada. Mingi päevad umbes, Jah, lennupki pileti ma ostsin niimoodi täpselt paar päeva enne, kui kursus algas. Wow. Et kui lend jääb ära, siis jääb loeng ka ära. Ja, et siuke päris raju oli. Rääkimata, et asjad kodus ära korraldada, raha, kuidas seda saada. Väike detail. Ja kõik läks nii ladusalt, et see oli kohe siukene nagu kingitus ülalt, et see oli, ma olin umbes 6 aega võib-olla seal olnud ja ma ikka veel ei saanud aru, et kuidas ma nüüd järsku siin olen. Kus kohas sa Austrias olid? Linzis. See on üks vist suuruselt 4. linn Austrias, Donau ääres. Traditsiooniliselt siuke suhteliselt tööstuslinn, aga nüüd siis rohkem selline kultuurihub üha enam. Ja kuidas seal siis oli võib-olla mingid muljed või kogemused ja sealt edasi läksid ju Taisse ka, et... Jah, hästi põnev aeg oli. Esiteks see, et kuna mul oli nii vähe aega korraldada, siis ma ei jõudnud endale mingit elamist otsida selleks hetkeks. Ja siis samast VHK-st üks klassiõde tuli mulle appi, sest tema elab Grazis, õpib ooperilaulu ja küsis kõikide oma kolleegide ja tudengite käest, et kas keegi elab Linzis. Ja siis niimoodi mingid väga põnevad teed pidi ma leidsin ühe diivani siis, kuhu maanduda esimene. Kõlab nagu kõrvaltoa diivan. Oma diivani peale peab nagu ise ära mahtuma, nii et väga lahe klassiõde igal juhul, et sellest tead nagu avatud suhted. Kas sa erialaselt ka said midagi juurde seal Austrias olles, enda jaoks oskusi või teadmisi või kogemusi? Kindlasti, tegelikult see on hästi spetsiifiline ala. Sellepärast, et kui me vaatame, kuidas praegu maju ehitatakse, siis see ei ole teps mitte see, mis ma õppisin praegu. Aga selline püüe ja tahe on nagu sinna poole tagasi minna, kus meil on materjalid, mis et pärast, kui sa neid kasutad, ei ole praht, ehk siis nad on sellise ringmajanduse
osad, ka arhitektuur ja meie selline ehitatud ümbrus ja keskkond. Et Betty õppis seal keskkoolis Ohios, aga mis teie tegite, kas te ehitasite mõne maja valmis seal Austrias või tegite savist onnikesi või? See Austria aeg oli nii, et osaliselt olid loengud, see selline väike organisatsioon või mille alt seda kursust antakse, toimetas Lintsi kunstiülikooli ruumides, aga me käisime hästi palju väljas erinevates töötubades osa võtmas ja ehitasime ka, jah. Et sõitsime Vorarlbergi näiteks, Austria see kõige läänepoolsem tipp, mis on kohe Luksemburgi, Šveitsi külje all, ehitasime ühe ägeda Tampsavist paviljoni näiteks. Ma isegi nagu lõplikult ei saanud aru, mis see siis on, et paviljon, aga millest, mis materjal see on? See oli selline huvitav kombinatsioon, vundament oli betoonist valatud, seinad oli Tampsavist tehtud, see on selline metoodika, kus kasutatakse saalungeid ja siis saalungite vahele pressitakse põhimõtteliselt hydraulilise nuiaga savi sisse, nagu järjest tihedamaks ja siis kihilt lähed järjest kõrgemale. Esimene korrus oli sedaviisi ehitatud ja siis teine selle otsa tuli pärast puidust selline konstruktsioon, mis moodustas teise korruse. See oli ühe suure logistikafirma selline mingi puhkeala. Enne kui me lähme nagu Taisse, see tundub väga absurd ja lahe korraga, et läksin Lambist Austriasse ja siis justkui peaks normaalne tagasi minema Eestisse, aga ei, et väga innovaatiline õppeprogramm. Mis võib-olla sinu jaoks oli nagu raske või see, kus sinu oskused arenesid või midagi sarnast? Kui oskuste arendamisest rääkida, siis ma tooks just välja selle suhtlemise teema. Eriti kui sa oled sellises kohas, no tegemist oli kursusega, kuhu oli kokku tulnud kõikjalt maamunalt neid inimesi. Meid on 11 seal, ma endiselt olen seal kursusel kusjuures. Indiast, Peruust, Saksamaalt, Poolast, Kanadast. Ja siis on selline olukord, et tegelikult kui sa vestled selle inimesega, ükskõik kus ta siis ei ole, siis kui sa mainid mingit mõistet, siis sa tavaliselt pead ikkagi ära seletama, mis sa selle all mõistad. Sest et muidu te võite lihtsalt tundide viisi aega raisata selle, et üks räägib aiaaugust ja teine räägib siis aiapostist. Nii et teatud kehtestamise oskus, selgituse oskus nagu tohutult arenes, ma kujutan ette. Just. Ja siukene tundlik nagu kultuuride tajumine ka, et kuidas midagi seletada nii, et sa ei tekita mingisugust furoori või mingisugust, sa saad aimu, et mis on need piirid erinevatel inimestel erinevatest kohtadest tulnuna. Ja siis sai see Austria aeg läbi. Ja siis ma sõitsin bussiga Tallinnasse tagasi, lihtsalt, et võtta selline puhkemoment korraks bussis. Seda oli 2 päeva. Ja siis ma jõudsin kodus olla täpselt 2,5 päeva. Ja siis ma panin lennuga otse Taisse Bangkoki ja siis sealt bussiga põhja päris kohe Myanmari piiri äärde. Täiesti sellisesse kohta, kuhu sa tõesti turistina ei satu. Et me olime sellised vaatamisväärsused ikkagi seal ringi liikudes. Ja mis te seal tegite? See kursus koosnes 2 osast, tegelikult 3. 3. on praegu kestmas. Esimene osa oli selline teoreetiline, mis koosnes nii workshopidest kui loengutest ja siis teine osa, mis siis toimus Tais, oli selline puht praktiline. Ja seal me olime ühe permakultuuri farmi juures,
mis töötas tegelikult orblaste heaks, ta oli selline suurema organisatsiooni osa, mis oli, toimetas orbudega, aga see farm siis kasvatas põhimõtteliselt neile toitu nendele inimestele ja lastele. Paljud neist on just Myanmarist üle piiri tulnud, põgenenud, ära unustatud. Ja siis selle farmi maadele me ehitasime külaliste maja, sest et esiteks on palju vabatahtlikke, kes seal käivad, aga teiseks on ka siseturism hästi suur seal. Ja siseturism on seal suur sellepärast, et seal on koopad, karstikoopad, ja kui te võib-olla mõned aastad tagasi mäletate, siis 2018 minu meelest oli see, kui sinna üks jalgpallitiim jäi koopasse kinni. Ja siis see oli selline suur üleriigiline ja isegi selline internatsionaalne nagu projekt need lapsed sealt välja saada. Ja kõik nad saadi sealt elusalt kätte ja siis nad kõik, siseturism nagu elab sellest sündmusest, sest kõik inimesed käivad seda kohta vaatamas. Nüüd kõik lähevad sinna koopasse, kui kinni jäädi. Ja just nimelt. Väga loogiline. Ja siis meie ehtsime sellise külaliste maja, et kui need lapsed ise, kes on vanemad, et nad saaksid mingit sissetulekut teha endale. Ja just sellega, et pakkuda öömaja siis. Ja meie ehitasime siis sellise väikse maja, kus siis on võimalik väga mõnusalt aega veeta ja ööbida. Mulle tundub, et nii palju, kui ma ise olen reisinud vast kuskil 7-10 riigis on ikka ära käinud juba, ma alati tunnen sellist huvitavat asja, kuidagi hingelises ja emotsionaalses mõttes, et mina olen nagu teistsugune siin. Ja siis see mina hakkab nagu kuidagi muutuma ja arenema ja siis ma nagu tunnetan ennast läbi selle, ma ei tea, Brasiilia või Saksamaa või kus ma siis parasjagu olen, on ju. Et kuidas sina ennast seal Tais tunnetasid ja kas sa äkki avastasid enda kohta midagi uut seal? No, mida ma kohe alguses otsustasin, et ma ei häbene olla turist. Et no, selge on see, et ma olen nagu valge vares seal. Nii nahavärvid kui igas mõttes. No näiteks ei tule üldse kõne allagi, et kellegi meessoost isikul võiksid nii pigad juuksed olla, näiteks. Või mingid sellised kultuurilised erinevused. Et selle ma otsustasin ära ja siis ma võisin ka käia sellise kohaliku turistimütsiga seal ringi, et ma lihtsalt pidin aduma seda, et ma olen nii teistmoodi seal. Ja siis on ka kuidagi rahulikum see. Aga kas see natuke nagu närvi pihta ei hakanud, et ma olen nagu nii erroris või kõik teised on siin ja see ei kogenud nagu kuidagi negatiivset tähelepanu seal või? Pigem oli positiivne, et kui näiteks Itaaliasse reisida, siis mul on selline tunne, et inimestel terve majandus nagu toitub sellest turismist. Aga üks hetk saab inimestel villand, et kui neid turiste on nagu liiga palju, et siis tegelikult juba hakatakse nagu kõveralt vaatama. Et nii tore, et tulite, aga minge nüüd teatud aja pärast ära. Jah. Natuke. Aga kuna see oli selline Tai nurk, kus tõesti ei satu kedagi, nii perifeerne ala, siis oli selline ikkagi põnev asi see, et meiesugused sellised tulnukad seal ringi kõndisid selles külas ja lehvitatakse, joostakse järgi, ollakse rõõmsad, küsitakse sellises katkises inglise keeles sult huvitavaid küsimusi ja ei olnud sellist tunnet, et kuidagi mingid negatiivsed kogemused. Aga Peti, ma korra küsin sinu käest, et kuidas sina nagu arenesid just nagu eestlasena või kui laiemalt, et see kogemus seal Ohio's, et sul on ju Korea veel tulemas ka, et selles mõttes mõlemad tänased saatekülalised olete hästi avatud, hästi paindlikud ja julged, et ega neid kõiki omadusi on vaja, muidu inimene ei lähe ju. Et hoiab sealt küntega terminalist Tallinna lennujaamas kinni ja tema ei lähe oma rutiinist välja, kui ta tegelikult ei taha või ole selleks valmis ka pingetaluvust peab olema hea,
et Kaarel rääkis, et kuidas ta ka nagu tajus seda laiemat pilti ja vaadet ja ise arenes ja siis see kultuuride teadlikkus, et mis nagu sina õppisid seal välismaalasena olles või see nagu tulnukas olles seal? Ma õppisin tegelikult hästi palju. Üks asi oli see, et ma õppisin enda kohta uusi asju ja ma arvan, et tänu selle Covidile ma lihtsalt tahtsin kuhugi välja saada. Ma tahtsin nagu sellest, esiteks ma tahtsin oma toast välja saada või oma majast välja saada. Aga teiseks ma tahtsin kuidagi näha teist poolt endast. Et ma olin selle 2 aasta või 1,5 aasta jooksul näinud ainult sellist ühte nagu nii-öelda kodus olevat see, kes nagu väga palju ei tee sellist mina. Aga siis ma tahtsin nagu näha, et okei, mida ma veel saan teha, mida ma veel suudan teha. Ja Ameerikas oli väga palju selliseid katsumusi tegelikult, mis panin mind proovile. Näiteks ma tegin kergejõustikku ja ma olen varem olnud selline inimene, kes, kui ma teen trenni, siis tavaliselt on selline ratsutamine või sellel peab nagu mingisugune teine väärtus ka olema, mitte lihtsalt nagu trenni tegemine. Ja siis ma otsustasin minna kergejõustikku tegema. Ja ameeriklased panevad su peaaegu kohe võistlema. Ja see, kuidas ma tahtsin ära joosta. Iga kord ma tahtsin põgeneda selle olukorra eest, mõtlesin, et see on raske. Ma jooksin 800 meetrit, mis on nagu nii-öelda keskmine distants selline, et päris kiiresti, aga see ei ole nagu päris sprint ja see on selline nagu imelik distants ka. Ja siis see oli näiteks üks olukord, mille eest ma tahtsin ära joosta. Sõna otseses mõttes. Sõna otseses mõttes. Jooksed ja tahad nagu ära joosta. Sõna otseses mõttes. Teisele poole, mitte sinna, kuhu peab. Ja see on üks asi. Ja koolis ka oli väga palju selliseid suhtlemisolukordi, kus ma lihtsalt tahtsin sellest olukorrast nagu välja pääseda. Aga õnneks mul oli jällegi mu hostema oli selline, ta oli nii-öelda, ma ei tea, kuidas seda eesti keeles öelda. Mentor või? Üks oli mentor, aga teine see, et tema ema oli tumedanahaline ja isa oli valgenahaline. Aga tal oli rohkem sellise nagu nii-öelda tumedanahalise naise nagu selline hing, selline konkreetsus ja selline võib-olla nagu, ta oligi mulle nagu selline karm ema, ta oli nagu Tough love. Täpselt, et kui ma mõtlesin, et ma ei taha trenni minna või ma ei taha võistlema minna, siis ta oli nagu, kas sul on nagu, ma ei tea, jalad on katki? Ei ole? Siis lähed. Nagu mingi, kas sa oled mingi traktori alla jäänud? Ei, siis lähed. Et kuidagi, ta ei lasknud mind kunagi välja vingerdada. See oli nagu tema viis sind nagu aidata. Ma ütlen vahepeal, et kindlasti ei ole lihtsalt igaks juhuks sulle kallis vaataja, et kõik mentorid vahetuskoolides ja programmides kindlasti ei ole samasugused inimesed, nad ei kasuta seda samasugust sihukest kehtestamist, võtad, et inimestel on erinevad isiksused ja temperamendid, aga kas see töötas sinu peal või sul tekkis trots? See täiega töötas minu peal, sellepärast, et mul on tunne, et mina olen olnud rohkem selline natuke hellitatud laps, selline, kes, kui ma väga tahan, siis ma saan nagu niimoodi, nagu mina tahan. Aga tänu sellele ma jooksengi väga paljudest olukordadest minema, sest kui ma ei taha seda teha, siis ma ei tee. Aga siis tema nii-öelda panigi mind paika ja õpetas mind nagu mulle ennast nagu distsiplineerima, et kuidagi, et sa tead, et sulle ei meeldi seda teha, aga sa lähed seda ja teed selle ära, et sa ei jookse minema ja mul oli tegelikult seda väga vaja. Ma nagu Kaarli jutust enne panin nagu selle enda jaoks kokku, et kui käid nagu erinevates kultuurides ja olukord, sa oled palju avatum, eelarvamused on nagu kaugemal, sa võtad nagu laiemalt seda asja, annad nagu inimestele aega ja siis annad nagu endale aega, et avastada, mis need nagu asjad päriselt on,
et kas ma saan nagu õigesti aru, et sinu jaoks võib-olla siis see maailm muutus ka nagu avaramaks, et kuidagi see pingetaluvuse mõttes või midagi sarnast? Jaa, selles suhtes küll, et mul tunne, et väga paljud uksed avanesid tänu sellele, et ma suutsin või nagu õppisin ennast kuidagi nii-öelda lükkama nendesse olukordadesse. Et jaa, ma arvan, et see pingetaluvuse ja seda värki on tegelikult elus väga vaja, kuigi ma olen noor, siis ma tean, et elu ilmselt läheb raskemaks vanusega ja siis kui ma ei oleks saanud seda kogemust, siis mul on tunne, et see kuidagi arusaam, et mul on vaja õppida ennast nagu lükkama õigetesse nagu olukordadesse, ükskõik kui ebamugavad need on, et ma arvan, et jah, seda mul oli lihtsalt väga vaja. Siit tuleb laiem teema, millesse me väga ei süvene, see on ärevus ja sellega toimetulek. Mulle tundub, et hästi paljud uuringud ja eksperdid ja teadlased nagu usuvad, et see on praeguse ajastu ja ühiskonna nagu siuke tipphaigus. Eestis on ta kindlasti nagu teema, millega paljud inimesed võitlevad. Ilmselt ka maailmas laiemalt, ütleme ausalt, COVID ja sõjad ja rahutused ja tsunamid ja majanduskriisid, ei aita kaasa, aga ilmselt on loomulik tunda teatud ärevusfooni, kui sa lähed oma keskkonnast nagu täiesti välja. Aga kas võib olla, et see aitab nagu sellise ärevusega nagu toime tulla, kui oled välismaal elanud ja käinud, mis näiteks sina arvad, Kaarel? No see võib-olla läheb teemast välja natukene, aga ma arvan, et kui me räägime lääne tsivilisatsioonist sellisena, nagu ta on, et ma arvan, et üks asi, mis seda ärevust väga jõudsalt tagant lükkab, on see teine poolus, et me kõige tähtsam asi meie elus peaaegu on turvalisus. Ja et see turvalisuse selline kontseptsioon lääne inimese peas on omab hästi olulist kohta ja et et kõik tehakse selle nimel, et oleks turvaline. Ja ma arvan, et see on natuke seotud ka sellega, et kui see siis ei ole turvaline, et siis sul on tohutu ärevus. Seda ma mõtlen nagu laiemalt, aga kui nüüd rääkida sellest minekust sinna, siis alguses oli tõesti päris karm. Ja just nagu ma enne kirjeldasin ka, et mul ei olnud kohta, kus olla, mis hiljem osutus kõige paremaks asjaks, mis sai juhtuda, sest et niimoodi diivanile liikudes ma üsna pea tundsin kogu Lintsi sellist kunsti seltskonda. Et järsku ma teadsin kõiki selles linnas. Aga see olukord aasta aega tagasi märts oli ikkagi suhteliselt veel selline pingeline, mis puudutas pandeemiat, ja eriti Austrias. Et sellel hetkel, kui mina sinna jõudsin, oli just selline ärev moment ja siis kuidagi, et kas mind üldse lastakse sinna maja uksest sisse, et kas ma olin nagu enda peas umbes 2, 3, 4 esimest nädalat mõtlesin sellise mõttega, et ma pean harjuma selle mõttega, et üks hetk ma pean lihtsalt lennukiga tagasi minema. Et midagi juhtub ja võib-olla see ei lähe päris nii. Ja et see ei lähe nii ja et ma ei saagi seal käia, et sellised mõtted ikka tikkusid pähe küll. Aga päev läks päeva järel ja kuidagi sai need pingelisemad ajad nagu üle elatud ja siis läks nagu päris mõnusaks kohe. Aga alguses on küll kindlasti siuke mägi, millest tuleb üle minna. Aga see oli võib-olla selle nagu ajaga ka seotud rohkem, mis sellel hetkel oli. Aga ma arvan, et isegi kui seda ei oleks olnud, siis ikka see ebamugavus, mis on alguses, see on tegelikult ülikasulik muidugi. Sest et sa oled ise avatum rohkem,
sa paned tähele asju rohkem, sest sa oled rohkem nii-öelda niisugune ärkvel ja see tegelikult on kasulik sellele, just et sa alguses oled natukene niisuguse märksam. Aga kaua seda ei kannata muidugi, et see peab, mingisugune rahu peab üks hetk tulema. Aga üldiselt ta tuleb. Ütleme, et Covid aastad kindlasti meil kõigil on sellest ikka veel natuke närvid läbi ja me ei taha nagu seda sõnagi öelda ja maski ei taha ka näha, et aga see kindlasti ka vanematele lisab nagu pingeid, et kui mul täiskasvanud laps isegi läheb nüüd kuskile välismaale, kas seal on turvaline, kas seal on ohtlik, et tegelikult hakkas maailm just avanema peale viimast suurt pandeemiat, kui sa läksid, et kuidas sinu vanemad sellesse suhtusid, see oli nagu lihtne läbirääkimine või? No seal otseselt ei olnud mingit läbirääkimist, neilt oli suhteliselt roheline tuli, et ju siis nad nägid ka, et siin kuidagi et suured võimalused on ja et selline võimalus on antud, et siis tuleks ikkagi ära kasutada. Et ma kujutan ette, et kindlasti nad mõtlesid mingisuguseid mõtteid, aga nad minuga seda olid piisavalt targad, et mitte minuga jagada. Ei võimendanud oma lapse vanemlikke ärevusi siis noore täiskasvanu peale, et täiskasvanud inimese peale tegelikult. Ma arvan, et viimane küsimus teile mõlemale võikski olla, et mida te ütleksite võib-olla paar sellist soovitust inimesele, ta võib-olla noor, ta võib-olla vähem noor, kes ka mõtleb minna tegema sellist välismaa-aastat või vaheaastat, võib-olla pausiaastat, võib-olla Erasmuse aastat, et mida te soovitaksite? Alustame Elisabethist. Ma arvan, et kui ma mõtlen näiteks, mida ma soovitaksin endale, enne kui ma läksin sinna, siis üks asi oleks olnud, et ma oleksin hakanud harjutama inimestega suhtlemist juba Eestis olles. Sellepärast, et tegelikult ma mõtlesin ja mul on tunne, et paljud noored mõtlevad ka, et kui ma lähen nagu välismaale, siis ma nagu kohe muutun kellekski uueks, et ma olen nagu teine inimene võrrelda sellega, kes ma oleksin Eestis. Aga reaalsuses on see, et see võtab aega. See nagu isiksuse muutumine võtab aega ja teine, et kui sa tahad olla näiteks avatum, mida mina tahtsin olla, siis tegelikult ma oleks pidanud võtma rohkem suuremaid ja julgemaid samme selle nimel, et muutuda selliseks. Ehk siis kuidagi ongi see, et juba Eestis nagu mõelda, et okei, mul tuleb nagu väga paljude erinevate inimestega suhelda. Mul on vaja saada üle mingitest, ma ei tea, asjadest, mis mul ka Eestis takistavad inimestega suhtlemist. Ja seda nagu juba enne hakata harjutama. Sest mul on tunne, et siis oleks seal sellised sõprussuhted ja sellised asjad väga palju kiiremini tulnud ja võib-olla ka nagu nii-öelda sügavamad sõprussuhted tekkinud. Sellepärast, et ma ütlen ausalt, lõpuks mul ei olnud ühtegi sellist väga head sõpra. Mul oli palju tuttavaid, aga ma olin kõige lähedasem oma hostemaga. Aga kui ma oleksin hakanud algusest peale kuidagi inimeste vastu rohkem huvi tundma ja siis ma arvan, et ma oleks saanud väga palju ägedaid sõpru, kes oleks võib-olla, ma ei tea, eluaeg sõbrad. Tundub, et see on, aitäh, Betty, see on natuke väljakutsega elus, et kuidas ühildada nagu seda sotsiaalset poolt ja siis keegi peab mu pesu ka pesema ja minu arved maksma ja karjääri ka ehitama, on ju, et mis on nagu erinevate päevade, nädalate, kuude, aastate lõikes see õige kombo, et kas ma täna lähen välja või ei lähe, kas ma täna õpin, teen 10 tundi tööd, võib-olla tavalise 7 asemel, et ma arvaks, et see on tegelikult kõigile väljakutse seda tunnetada ja teinekord tunned, et kõrbed, ma tegin vale otsuse, et oleks pidanud kuulama tunnetust, tegin mõistuse järgi või vastupidi. Et see ei ole äkki üldse nii ühene, kui ma selle peale praegu mõtlen. Kaarel, mida sina soovitaksid inimesele, kes mõtleb vaheaasta peale?
Mina ütleks, et julge hundi rind on rasvane. Et kui selleks, et midagi väga huvitavat elus võiks juhtuda, selleks ikka peab riske võtma. Aga muidugi võib ka nii-öelda läbi kukkuda, aga nii palju, kui mina olen nagu kuulanud, et sellistest sarnastest kogemustest, siis inimesed üldiselt ei kahetse. Ja et isegi kui on läinud halvasti, on see kasulik. Ja sellepärast võib-olla soovitakski seda, et julgust juurde kuidagi. Lihtsalt innustaks või ütleks, et see tundub hirmus ja ongi hirmus, aga et sellest tuleb palju kasu üldiselt. Aitäh, Kaarel. Mul meenus endal üks lugu, kuidas ma olin aasta tagasi ja põhimõtteliselt 2. jaanuaril, mis on pühade tippaeg, Stockholmi äärelinnas, pidin minema ühe tuttava juurde öömajale, kes andis mulle vale mobiiltelefoni numbri. Mul olid internetiteemad seal oma telefonis, ma ei saanud ühendust, vihma sadas, oli pime, ma olin tulnud sinna aadressile, kus ta oli mulle andnud ja mitte kedagi ei olnud. No ma rootsi keelt natuke räägin, aga see oli üldiselt selline olukord, et ma ei teadnud, mida teha enam. Ja ma olin hästi väsinud ka, ma olin olnud kuskil nädala Rootsis teises maakonnas ja juba oli nagu see kange tahtmine ära ööbida, minna lennukiga koju ja et sellist asju nagu juhtuda, õudselt mage oli. Ja siis niisugust armetut vihma sadas ja ma vaatasin mingisugused täiesti võõraid maju ja mõtlesin, mis ma siis nüüd veel teen. Ja lõpuks ma läksin kommipoodi, laenasin sealt telefoni, proovisime seal erinevaid telefoninumbri kombinatsioone, et äkki ta andis ühe numbri vale, lõpuks saime ta kätte, siis ta tuli mulle järgi, küpsatas kihvti õhtusöögi ja kõik nagu läks korda, aga see pinge taluvus kuidagi, mis ka teie vastustest välja tuli, et see on nagu hästi oluline kasvatada, et ma nagu arvasin, et mul on ju 10 aastat ikkagi tööd teinud ja rohkemgi veel tööturul, et mul on see nagu lebo, aga tegelikult väga lebo ei olnud, et raske oli ja siis see kommipoe onu veel ütles, et ma võtan su enda juurde ööseks, et mul on naine lapsed ka, et me läheme kohtingule naisega, et sina hoiad meil 3-aastast last ja siis ma nagu korra mõtlesin, et appi kui huvitav on maailm, et isegi kui ma satun nagu täiesti vale inimese juurde, olid nagu süürlased ka veel, siis ma mõtlesin, et võib-olla, et ei peagi nagu nii palju muretsema, et maailm on ikkagi okei koht, kui täiesti võõrad inimesed siin töömaale nagu võtavad ja see on minu jaoks selline murdepunkt, et äkki ma jään nüüd siia tänavale Stockholmis headud aastat mulle, aga siiski ei jäänud, et tundub, et see pinge taluvus ja see nagu ka teie olete rõhutanud, see julgus ja siis ka see julgus suhelda ka mängib päris suurt rolli. Ma arvan, et tegelikult seda annab harjutada ja üks viis, kuidas mulle tundub, et mina seda olen teinud, et seda pingetanuvust kuidagi laiendada ja suurendada on see, et tegelikult Eestis meil on tohutud head võimalused matkamiseks ja sa saad sellises kodukootud variandis nagu ennast harjutada, sest et seal tuleb alati ootamatusi ette ja siis lihtsalt kuidas nende ootamatustega kuidagi toime tulla, sest et Eesti nagu piires on suhteliselt selline, et kui siis midagi ikka väga valesti läheb, et siis saad omal sõbra autoga järgi kutsuda, aga seda nagu ebamugavust taluda, ma arvan, et see on üks hea variant, kuidas seda nagu treenida. Ma arvan ka, et see nagu kuidagi mugavustsoonist välja saamine, see on see, mida me peame terve elu nagu harjutama. Aga nagu siin öeldi, et seda saab nende nii-öelda päriselu olukordadega väga hästi treenida. Et üks hetk, kui sa oled 2 päeva matkanud ja kõndinud kuskil Iklao Aandu mingisugusel siis matkarajal ja vihma sajab ja tekib selline trots ja üks hetk sa tunned, et su kuidagi selline nagu kui mentaalne jaks saab otsa.
vastupidi, et sa avastad, et seal tegelikult on nagu neid kihte veel, et üks hetk sa tunned, et okei, nüüd ma olen täiega väsinud. Ja siis sa järsku saad aru, et kui see mööda saab, siis sa tajud, et seal on nagu neid layereid veel, neid kihte. Et sa oled rohkem võimeline, kui sa tegelikult ise arvad, et sa oled. Suur aitäh, Kaarel ja Elisabeth, tulemast siia Karjääristuudio podcasti. Aitäh ka sulle, kallis vaataja, meiega olemast. See oli siis tänane podcast Algust tehtud ja kuulmiseni. Kui sind kõnetavad Algust tehtud podcasti teemad, kuid sa ei tea, kust alustada, siis pöördu julgelt Eesti Töötukassa karjäärispetsialistide poole. Vaata lähemalt minukarjäär.ee.